Võrtsvuru staadionile algavad Premium-liiga viimasest 36. vooru mängus on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja jalgpalliklubi Sillamäe Kalev. Enne kohtumise algust annab mängu inspektor Margus Röönstööle Premium-liiga oktoobrikuu parima mängija auhinna ja oktoobrikuu parimaks oli jalgpalliklubi Sillamäe Kalev mängumees Jevgeni Kabajev. Rakvere Tarva fännklubi esindaja annab aga üle auhinna meeskonna hooaja parimale mängijale fänniküsitluse põhjal ja selleks oli Taavi Trasberg. Kohtumise avavile on kõlanud ja tutvustame meeskondade algkoosseise. Kohtumine on lõppenud, Sillamäe Kalev lõpetab hooaja Rakvere Tarva üle 3-0 võiduga ja kindlustab sellega Premium-liiga 2016. aasta hooajal endale Eesti meistrivõistlustel 5. koha. Волгомонтов справились 3-0, выиграли Тарвас в последней игре сезона. Как вы остались довольны игрой и сезоном? Ну, это двойное такое мнение, да. Сезон вроде
заняли 5 место. В последние игры играли довольно интересно. С лидерами отбрали очки, внесли какой-то свой вклад в интригу чемпионата. Но последняя игра мне понравилась команда. Я даже не думаю, как они на вылет и столько мало очков забрали. Я помню, играли и в 3-м круге с ними. Но всегда была проблема. Проблема была. Цепкая команда, имеет свой почерк, борется за каждый метр. И только после 3-го гола где-то мы почувствовали себя спокойно. А так, скажу, одинаковая игра. Ну да, моментов мы имели больше, но сама эта нервная такая обстановка, последний матч, уже кто-то уже в отпуске, кто-то, как говорится. А так все положительное. Ну, перед последней игре сезона вы взяли, в принципе, титул от Флоры. Ну да, это принципиальная игра, и как бы, вот я как говорил, хлопнуть дверь, это каждому хорошо, что вспоминает тебя по первой игре и по последней обычно. Сейчас 3 месяца перерыва, у нас выходим в отпуск с позитивными эмоциями всеми, я доволен пока что ребятами, молодцы. Самый лучший бомбардир премиум-лиги Евгений Каманев сегодня забил тоже пару голов. Я скажу, он делает свою работу и довольно хорошо. Не знаю, как ему, где он будет в следующем году, что он будет, как он будет играть, но я желаю ему удачи в любом клубе, где он окажется. Я думаю так. Taavi Transberg, raske hooaeg on lõpuks läbi saanud. Millise pilgu sa vaatad sellele hooajale nüüd tagasi kohe nii-öelda mängujärgselt? Väga raske hooaeg on läbi saanud, et oli probleeme siin koos trenni tegemisega ja veel nipet-näpet vigastused, mis maksid võib-olla meile need punktid. Aga üldiselt kindlasti on rahule, et see kogemus, mis me kogu see meeskond kaasa võtab, on kindlasti väga hea. Et midagi negatiivset küll ei ole, et ainult positiivse noodil. No esiliiga hooaeg terendab, sina jätkad? Mina kindlasti jätkan. Mina jätkan nii kaua, kui need jalad veel vastu peavad. Selle pärast ei pea muretsema. Pisut sellist väikest palsamit hingele ka, et fännid valisid su lõppenud hooajal Tarva parimaks mängijaks. Teeb rõõmu? Ja kindlasti teeb rõõmu, et suur aitäh kõikidele ja see auhind oleks võinud minna väga paljudele. Selles mõttes me olime terve meeskond ikkagi pingutas kõvasti lõpuni ja panime nii palju kui suutsime. Aitäh sulle ja mis siis muud kui esmalt edukat hooaja lõpetamist ja uuel hooajal taas uue hooga. Jah, uuel hooajal näeme. Urmas, esmalt kõikide poolehoidjate fännide õnnitused sulle sünnipäeva puhul. Tänasest mängust mõne sõnaga. Poole suhteliselt alguses 2 kiiret väravat. No jah, ega ma seda ei oodanud, aga see tundus nagu soojenduse ajal juba tundus, et võistkond ei ole nagu päris, ei suuda vist seda taset välja näidata, mis ta 3 viimase mängus näitas, et tõenäoliselt 3 viimast mängu olid nagu jalgades, et seda näitas ka tegelikult see teise poole see rünnakute lõpetamine või üldse see palli kasti viimine, et see kvaliteet nagu kadus ära, mis neil tegelikult on olemas, et praegu ma saan seda panna ainult selle arvele, et nad olid küllaltki töntsid olid jalad, aga esimene poolaeg jah, mitte me ei lõiganud näppu, vaid me ei suutnud nagu teha seda, mida ma ütlesin, et kui me keskväli nagu tühjaks kaob, siis tekivad meil probleemid, et Sillamäe teab ka seda, et me oleme kaitses nagu haavatavad kontrate peale, et meil ei ole kõige kiiremad kaitsjad ja esimene pooleks sellega me natuke kõrbesime, et meie keskväli tõusis liiga vara ründajatega ühele joonele ja sealt tulid palli kaotused ja vastasel oli keskväljal vaba tegutseda, et vähe liiga suure selle entusiasmiga läksime, nagu kui me suutsime palli vallata, et ühel hetkel me nagu tekkisid momendid, et ka varasemad mängud on näidanud, et kui meil hakkab midagi tekkima, siis mängijad tuleb nagu selline suur soov nagu edasi neid asju teha ja siis unustatakse ära nagu, et mis juhtub siis, kui me nagu palli kaotame. Esimene poolek täpselt seesama juhtuski, et see värav, kui see Itaalia poiss lõi väravat, siis vahetult enne seda just oli, mul oli Joonas Ljašil oli suurepärane võimalus, et nii need asjad lähevad. Oli siin võimaluse teisigi, Madis Reimalil jäi see siis vähese kogemuse või pinge või jumal teab mille taha? No, nagu öeldakse, et treenis oleks 10-10 löönud selliseid, et jälle. Fännid valisid meeskonna hooaja parimaks mängijaks Taavi Transbergi. Mida sina selle valiku peale kostad? Ma arvan, see on õige valik, et Taavi oli meeskonna hing.
mitte ainult sellega, et ta nagu üritas nagu võistkonda ütleme siis verbaalselt nagu kaasa kiskuda mängu ja juhendada ja korrale kutsuda, aga ta oli ise ka mänguliselt nagu eeskuju, et Taavi oli selline, keda ma võisin kasutada, kui ta oli keskkaitse, siis meil oli keskkaitse küllaltki korralik ja täna ta mängis meil kaitsjat ees, kus ta suudab ka korralikult mängida, aga oli temagi täna tegelikult küllaltki tühi. No Marko Meeris samamoodi, klassiga mängija, tuleb tunnistada. No jah, Meeris, eks ta siia tuligi oma nagu vormi taastama ja no, eks ta selle viimased mängud näitasid, et ta selles suhtes, et joone peal nende reaktsioonitõrjetega seal on nagu vana Marko nagu tagasi. Et mis nagu muude asjade puhul on, ma ei oska nagu öelda, aga sealt ta tuli, ma arvan, et ta on nagu tõusujoones, et ega ta on ju A-koondise valikus nüüd ja tänu sellele ja U23-s, et ma arvan, et see tema valik, et ta tuli Tarvasse, et tal endale tuli see kasuks ja see oli, ma arvan, et see kasu oli nagu mõlemipoolne, et hoidis meil nii mõneski mängus, väga paljudes mängudes, kui mitte enamuses selles suhtes veel nagu vee peal, et veel mingi lootus on olemas meil. Vaatame Urmas natukene tulevikku ka, esiliiga ja mida me sinna kaasa võtame positiivset? Kas sa arvad, ma peaksin esiliigasse midagi kaasa võtma? Meil ei ole, ma ei oska selle koha pealt nagu öelda, et mida see Rakvere võistkond positiivselt kaasa võtab. Kindlasti nad võtavad selle enesekindluse või usu, et jah, et me tegelikult suudame, kui me oleme võimelised natuke kuskil nagu juurde panema nii kvaliteedis, võib-olla treeningutel parem tihedamalt kokku saama ja eks need treeningud olid meil see aasta need probleemid, et kahes linnas teha, et kui siin ütleme inimesed või jalgpallipublik nagu ilkus üle Eesti, et Rakvere Tarvas nagu aegade kõige halvem ja kõige rohkem väravaid lasnud ja kõige vähem punkte, siis tehakse igasugused totakat statistikat, et noh, et see on iga inimese enda lõbu, aga tegelikult kui keegi ei tee nagu sellist statistikat, et palju nüüd mängijad nagu omavahel kokku said treeningutel, palju nad läbisid kilomeetreid, et sõita ühest linnast teise treeningule, palju neil oli sellist, ütleme nagu Flora, Levadia teiste puhul, et sellist pärast mängu, treeninguid võimalust taastuda, toidlustada, et sellist statistikat nagu ei tee keegi, et noh, et siin ei ole midagi nagu öelda, et selles suhtes on mängijad nagu väga ausalt ennast nagu tühjaks tõmmanud, nad ei jätnud nagu mitte midagi endale varuks, ma arvan. Kuidas sina enda kogemust peatreenerina Tarva eesotsas hindad? Noh, tegelikult on mul see kogemus amatööriga tegelemise juures juba pikka aega, et noh, ma olen olnud nii treener 3., 2. esiliiga B-s, esiliigas, nüüd olen premium-liigas, et eks nii mõnigi mäng või mõni mängumoment, et tõenäoliselt läks ka minu mingisuguste otsuste nahka. Et kindlasti see Narva mäng, mille me kodus suurelt kaotasime, et seal ma ütlesin kohe, et seal ma lõikasin ise endale näppu, et võib-olla liiga uskusin mängijatesse või sellesse hindasin üle nende võimeid, et noh, ma olen seda tüüpi, kellel tegelikult ühel hetkel meeldib riskida ja siiamaani ma olen nagu riskides ka näppu lõiganud, et selles suhtes oli minu nagu kogemus, premium-liiga kogemus nüüd on ka see olemas, et mis nagu tulevikus teha, kui selline võimalus avaneb, aga jah, nagu ma ütlesin mängijatele ka, et täna oli meie viimane võimalus sinilindu püüda, et see on hea põhjus kunagi tagasi tulla, kes jäi püüdmata. Ennustamine ei ole tänuväärt, kas Rakvere või millal võiks Rakvere taas premium-liigasse murda, mis sa arvad mitme aasta perspektiivis? Ma loodan, et see ei pea jälle kestma poolsajandit nagu seni. Jah, kui me nüüd vaatad natuke Rakvere seisu, siis kõik sõltub palju siis praegune see tuumiks, palju neid mängijaid jääb alles ja palju neid nagu jätkab nagu Rakvere esindamisest ja palju neid loobub ja see järgmine vanus siis Rakvere duubel, eks, et seal on väga noored mängijad, et kui palju sealt nagu peale on tulemas, et tõenäoliselt praegu on olukord, sõltub väga palju sellest, et kui paljud neist jätkavad, et aga ma ütlen, need mängijatel, kes siin praegu on, et
No ma tahaks neile südamele panna, tõenäoliselt ma ütlen neile seda täna õhtul ka, et neil on täita korralik missioon, et hoida Rakvere võistkonda võimalikult kõrgemal tasemel, nii kaua kuni uus põlvkond tuleb peale, et ma arvan, et mingi 4-5 aasta jooksul võib see maksimum olla, see võib ka 2-3 aasta pärast juhtuda, sõltub, kui kvaliteetset tööd siin edasi saab teha. Aitüma sulle, sinu panuse ja huvitav hooaja lõpu eest ja loodame, et tulevikus taas teed ristuvad. Aitäh!